Heideke kõnnib metsas, otsib seeni, kummardab aeg-ajalt ja korjab midagi. Leiab hästi suure seene. Memmeki imetles end, mõtles, et kui sisse soolab, sööb ise, sööb vennake, sööb pojake. Ei, ärge sööge kõik kolmekesi, söö üksi, andsid halba nõu linnud, jänes ja puud. Memmeke lubas ikka jagada ja hakkas seent kodu poole veeretama. Veeretabki, aga ehmu kohesest seenesest hüppab välja 3 väikest mehikest. Noh, terekes kah, kas viidate niisama aega või ootate kedagi külla? Ei viida niisama aega, ei oota ka kedagi külla. Vaatame pealt, kuidas sa meie kodu hakkad lõhkuma. Me nägime palju muret ja hoolt selle ehitamisega. Sina aga tuled nüüd siia üle puha ainsa hooviga ümber. Oi ei, pojakesed, ei, mina taha teile siin midagi kurja teha. Ma veeretan kübara siia jälle tagasi. Ega sa nalja ei tee? Räägid ikka õigust? Ikka õigust. Ma toon teie kodukatused kohe tagasi. Oleks ma teadnud, et see teie elamine on. See on õige, me tuleme kaasa, me aitame, veeretame tagasi. No eks tuleme majaga seestpoolt vaatama, paistab, et sa oled hea inimene. Oh, mis hea inimene ma nüüd sellepärast. Vaatama tuleksin teid ju küll. Ainuke häda, et kuidas ma teie kitsast uksest sisse mahun. Mahud. Hakkama ka minema. Mehikesed rääkisid, et nad on varanduse valvurid. Nad pakkusid heale inimesel tänudeks kulda ja kalliskive, aga memm võttis pika peale käimisega lõpuks ainult 3 vaskmünti ning ruttas koju. Jõudsingi lõpuks koju. Tõid ka midagi või käisid jälle niisama aega hoidmas? Sul on ju puha tüsi, mis sa sinna metsa otsisid, marjugi ei saanud. Mis klibud need siin veel on, oleksid siis mõne korraliku seene toonud. Ma käisin täna maa-alustel külas. Mis maa-alustel? Need on sellised tillukesed mehikesed, nahksed põled ees. Elavad seene sees. Kõndisin, järsku nägin metsas enda ees sellist hiigelsuurt seeni. Ei ole võimalik, nii suurt seen pole olemaski. Memm rääkis varandusest, näitas münte, mis muutusid suureks nõudaldrikud. Teised aga unistasid lossist, kärjemeest ja saiast. Need sugulased ruttasid metsa, nõudsid varandust ja tassisid koju. Kallasid, aga välja tuli hoopis kruus ja liiv. Oi, suur tükk ajab suu lõhki. Ei ole hullu, küll me koos hakkama saame.